Kontrolliti võimalikke evakueerimisteid, mille tõttu paljud korteriühistud said ettekirjutusi ja nõuandeid. Võimalik, et kedagi pani imestama see asjaolu, et Päästeameti töötajad palusid ukse juures olevad porimatid ära korjata. Kuid kui võtta aluseks tuleohutus- ja evakuatsiooni eeskirjad, siis inspektoril on õigus võtta vastu otsuseid, mis segavad turvalist evakueerimist, kui näiteks porimatt libiseb või on liiga suur. Korteriühistutel on võimalik endil reguleerida selliseid asju, otsustada, kui ideaali lähedaseks saab tuleohutuse seisukohalt minna. Esmajärjekorras, mis tuleks teha, on lõpetada vana mööbli kogumine keldritesse ja trepikodades. Mis puudutab porimatte, siis on oluline hinnata situatsiooni evakueerumise suhtes. Kui palju see segab, kommenteeris tuleohutuskontrolli büroo peainspektor Marika Kõiv. Ida päästekeskus planeerib aasta lõpuni veel 2 infopäeva Ida-Virumaa korteriühistutele. Narvas toimub see aprilli teises pooles. Ida päästekeskus soovitab küsimuste tekkimisel pöörduda oma piirkonna inspektori poole.